Tervist kõigile, vormelipäeviks siin. Möödus Kanada GP, mis võib öelda, et oli täitsa põnev võidusõit, aga põnevust leidus ka suursõitudes nii Saksamaal kui ka USA-s. Seega, täna heidamegi pilgu peale nii vormel 1 sündmustele kui ka vormel 1-st väljapoole. Minu nimi on endiselt Oskar ning täna saates siis ülevaade siis 24 tunni Nürburgringi sõidul ja Indianapolis 500 toimunust, tagasivaade möödunud Kanada GP-le ning eelvaade tulevasele Monaco GP-le. Alustame siis Saksamaal Nürburgringist. 16.–17. maini toimus ööpäevaringne 24 tunni Nürburgringi sõit. Põhjus, miks see sõit sel aasta nii palju tähelepanu pälvis, oli see, et seal sõitis ei keegi muu kui Max Verstappen. Tema tegevustest Nürburgringil ma olen eelnevates saadetes rääkinud, aga siis käime korraks uuesti läbi. Tema siis sõitis number 3 Verstappen Racingu Mercedese GT3 autoga. GT-autod on siis need, kus on põhimõtteliselt sportauto tehtud võidusõiduautoks. Vastavad siis teatud reeglitele. Tema ei sõitnud siis üksi, tiimikaaslased olid siis Lukas Auer, Jules Gounon ja Daniel Hunkateia. Nürburgringi kogemusi, nagu ma mainisin, on tal natukene varasemast ajast ka. Eelmisel aastal siis ühe lühema sõidu võitis küll. Sel aastal siis samuti võitis ühe sõidu, aga sai sealt disklahvi ning teisel sõidul siis tekkisid autoga mingid probleemid, mis tõttu langes ta konkurentsist välja. Ent aga see kõik oli siis, et ette valmistuda selleks sõiduks, Nürburgringi 24 tunni sõit. Tasub mainida ka, kusjuures, et sellel samal sõidul osales ka Eesti mees Martin Rump, kes siis nagu Verstappengi sõitis selle sõidu tippklassis. See eestlane on varem osalenud teistel 24 tunni sõitudel, sealhulgas siis Le Mansi paar aastat tagasi ning ka Belgias Spa ring, mis korraldab samuti vormel 1 etappi. Tema siis sõitis number 123, vabandust, kui ma nüüd valesti hääldan, Mühlner motosporti autoga. See oli siis Porsche, millega sõitis Martin Rump ning ka Alex Brandl, kus tema on siis kunagise vormel 1 sõitja ja praeguse tuntud Briti kommentaatori Martin Brandli poeg ning lisaks oli ka tiimikaaslaseks sakslane Ben Bünnagel. Aga see Nürburgringi 24 tunni sõit, peale selle, et Verstappen seal sõitis, pakub huvi ka selle poolest, et missugused autod seal osalevad. Nüüd vormel 1 näiteks, sul on ainult ühte liiki autosid, ongi lihtsalt vormel 1 autod, punkt. Kestvussõidul on aga selline omapära, et seal võivad osaleda korraga mitme erineva kategooria autod. Näiteks Le Mansil võivad sõita siis, mida nimetatakse prototüüpideks ning ka GT-autod, mida ma eelnevalt mainisin. Nürburgringil on see valik veel suurem. Kõige kiiremad autod ongi need GT3 autod ja kõige aeglasem oli fännide lemmik kerge modifitseeritud Dacia Logan. Lihtsalt Dacia Logan, nagu mitte, no okei, võib-olla on natukene võidusõidu varustus sisse pandud, aga see on nagu võidusõiduks mõeldud Dacia Logan, aga see on nagu fännide lemmik olnud viimastel aastatel. Et see sõitjate rivi on ikkagi väga unikaalne sellel sõidul. Aga lähme siis ringi toimunud sündmuste juurde. Kvalifikatsioonis tiim Verstappen saavutas 4. koha. Laupäeval siis algas võidusõit. Esimesel ringil tõusis Verstappeni tiim juba teiseks. Tollel hetkel tegelikult sõitis siis hispaanlane Daniel Hunkateia. Ja ta startis kohe, tõusiski 3., aga teises kurvis oli kokkupõrge esikohalt startinud Lamborghiniga.
Lamborghinil seetõttu lõhkes rehv ning tiim Verstappen tõusiski tänu sellele teiseks, ent õnneks ei saanud selle eest karistada. Vahetuse lõpuks siis ehk pärast esimest tundi oli tema tiim 3. kohal ning auto võttis üle Max Verstappen. Tema vahetus läks täitsa suurepäraselt, ehk siis pärast siis 3. tundi, millal ta siis boksi tuli ja sõitjat vahetama tuli, oli ta 23 sekundiga liidri positsioonil. Nüüd teiste sõitjatel tekkis natukene probleemi autoga nii-öelda, et ei olnud nagu just see päris võib-olla see, mida sõitja oleks tahtnud nii-öelda, mistõttu siis nad pidid taas teise koha nimel võitlema, sealhulgas siis number 80 Mercedes autoga. Nüüd tasub ära mainida, et selle number 80 on Team Winward Racingu auto. Team Verstappeni auto tegelikult on ka Team Winwardi oma, et lihtsalt teistsuguse brändi all. Seega põhimõtteliselt sama tiimi autod võitlesid esikoha nimel. Ehk jah. Ja siis Mercedestel läks asi päris tuliseks. Muideks, see ei jää ainsaks korraks selle saate jooksul. Ent siis vahepeal oligi väike kokkupõrge ja siis Mercedes, ma saan aru, et tegigi sellise väikse tiimikäsu, et hoidke oma positsiooni, et nagu ärge minge agressiivselt ründama. Põhiseks oli kohati ka see, et Mercedes polnud seda legendaarset sõitu võitnud alates 2016. aastast või midagi sellist. Ning niiviisi siis need positsioonid jäidki päris pikaks ajaks. Aga kõigest 3 tundi enne finišit tabas tiim Verstappenit probleem. Nende autol tekkis rike seoses, ma saan aru, kardaanvõlliga. Nende hoog siis vähenes ning nad pidid garaaži tulema, et autot parandada ning langesid seetõttu konkurentsist välja. Ning selle tulemusena siis võitiski number 80 Team Winwardi auto, mis oligi see, kellega nad varem võitlesid. Sellega sõitsid siis nii-öelda Mercedese tehasemehe sõitjad Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller ja Lukas Stolz. Vabandust, kui ma nüüd mõnda nime natukene valesti hääldasin. Martin Rump, tema tiim siis finišeeris üldarvestuses 12. Aga kusjuures tema oli siis ka sellises alamkategoorias nagu Pro M ning seal sai ta poodiumi kohale, sai 3. koha, ehk Eestisse tuli ka Nürburgringi poodiumi koht. Verstappeni auto siis, ma saan aru, et parandati ära ning tegelikult tuli ka üle finišijoone, aga lihtsalt päris palju ringe maas nii-öelda. Ja siis Verstappen selles mõttes jäi kindlasti pettunuks, et oli nagu nii palju ettevalmistust olnud, aga siis silmitses karmi kestvussõidu reaalsusega, et auto võib ikkagi üsna lõpus otsad anda ja siis seetõttu langed konkurentsist välja, aga Verstappen muidu statistikat vaadates pärast tegi päris kõva sõidu, et ta tihtipeale oligi nii-öelda selle auto kõige kiirem mees ning neid vahetusi võrreldes oligi ta oma tiimikaaslastest kiirem ka. Ent aga nüüd ma jäin mõtlema mingi päev, et kas see võib just nagu seda võistlushimu suurendada, et Nürburgringile tagasi tulla, selles mõttes, et on nii-öelda justkui unfinished business ehk lõpetamata äri, et tahaks ikkagi nagu selle võidu kätte saada nii-öelda, sest kiirus tegelikult iseenesest on olemas. Et on vaja lihtsalt see ära realiseerida nii-öelda. Et saab kindlasti olema huvitav näha, et mida Verstappen teeb tulevikus selle nii-öelda kestvussõitude valdkonnas nii-öelda. Võtame järgmisena ette siis Ameerika suursõidu Indianapolis 500. See on siis osa IndyCari sarjast
IndyCar siis lihtsalt seletades on Ameerika vormelisari. Ringiaegade osas on autod, ütleme seal vormel 2 tasemel, pluss-miinus midagi. Ent siis aga see Indianapolis 500 ei ole nagu selline tavaline ringrajasõit, et see on hoopis sellisel Indianapolise rajal. See on selline, ütleme, et 4-nurkne ovaalrada, et ongi 4 90-kraadist vasakkurvi, aga need on sellised väga kiired kurvid ikkagi, mida saab täisgaasiga läbida ja keskmine kiirus kvalifikatsioonis, ütleme nii, et see on 370 kilomeetrit tunnis. Et seega väga kiire sõit, et ma arvan, et ongi maailma kiireim võidusõit. Ning kindlasti väga ajalooline ka. Seda on korraldatud juba aastast 1911. Sellest ajast siis 110 korda. Ära on see jäänud ainult 6 aastal ning needki olid siis maailmasõja aastad. Et muudel põhjustel ei ole see ära jäänud. Aga jah, sellest ajast saati siis on sellel hästi palju neid traditsioone püsinud ning ongi Ameerikas hästi suur sõit nii-öelda, et ma arvan, et ongi Ameerika suurim võidusõit. Koha peal ongi siis ütleme, et 400 000 inimest ehk iga 1000 ameeriklane koguneb sellel päeval sinna ringrajale. Ning tegelikult, kui sa ütledki IndyCari fännile, et on maikuu, siis maikuu ongi siis see nii-öelda Indianapolis 500 kuu, et see on niivõrd suur asi. Et asi ei ole lihtsalt seepärast, et Indianapolis 500 toimub selle kuul, vaid et selle nii-öelda build-up on hästi suur nii-öelda. Nimelt siis 2 nädalat laupäeval enne seda Indianapolis 500 toimub nõnda nimetatud Indianapolise GP. Nimelt on sellel rajaga siis selline konfiguratsioon, millel on samuti lisaks vasakkurvidele ka paremad kurvid. Seal siis kunagi sõitis ka vormel 1 aastatel 2000–2007. Et jah, see Indianapolis GP toimus sel aastal 9. mail laupäeval. Ja siis see Indianapolis 500 nädalavahetus ise on ka 2 nädalat pikk. Hakkas juba 12. mail vabateeningutega, ehk siis teisipäevast reedeni ongi vabateeningut. Sealgas siis seda reedest nimetatakse inglise keeles Fast Friday'ks, tõlkides oleks kiire reede. Nõnda nimetatakse siis seepärast seda, et nagu selleks vabateeninguks pannakse autot nii-öelda kvalifikatsiooni vormi, et siis selgubki nagu sõitjate tegelik kiirus ja laupäeval siis hakkabki kvalifikatsioon pihta, mis kusjuures kestab 2 päeva, laupäeval ja pühapäeval. Ja siis kvalifikatsiooni formaat ongi samuti päris unikaalne. Et esiteks ma siis räägin korraks ära, et kuidas see kvalifikatsioon üldse toimib. Vormel 1 on nii, et lihtsalt üritad võimalikult kiiresti ühte ringi teha, eks ole. Ja siis korraga võivad kõik autod rajal olla. Noh, välja võtad need, kes on eelmistes voorudes välja langenud. Aga Indianapolis 500 on sedasi, et korraga on rajal ainult 1 auto. Tema siis, see sõitja siis saab 2 soojendusringi ning siis teeb 4 järjestikust kvalifikatsiooniringi. Kõik need lähevad arvesse ja siis ongi eesmärk saada nagu kõige väiksem ringiaegade summa nii-öelda. Et need 4 ringi oleks võimalikult kiired. Ja siis seetõttu ongi laupäevane kvalifikatsioon üle 6 tunni pikk. Ja siis tasub ära mainida ka, et seal sõidus lubatakse maksimaalselt 33 autot, aga tihti on soovijaid rohkem kui 33, mistõttu siis pärast laupäevast kvalifikatsiooni tekivad nii-öelda sellised grupikesed nii-öelda, et esimesed 12 näiteks lähevad edasi selle kvalifikatsiooni võidu nimel võitlema. 13–29 koht ei pääse edasi ja siis nende kohad on lihtsalt teada, aga
need, mis on 30. ning allpool, hakkavad võitlema, et lihtsalt selles suursõidus osaleda. Et neil ongi nii-öelda see inglise keeles kutsutakse last chance qualifiers ehk viimase võimaluse kvalifikatsioon. Ja siis seal selgitataksegi välja need viimased kohad ja siis ning siis need, kes välja langevad ning ei saagi sõitu. Mõnel aastal on see tekitanud päris palju draamat. Ma mäletan, et ühel aastal oli äkki 90-ndatel oli nii, et üks sõitja, kes eelmisel aastal võitis selle suursõidu, järsku ei saanudki sellesse suursõitu. Ning ka varasematel aastatel ongi mõned suurnimed seal välja langenud. Ent siis pühapäeval käib edasi siis võitlus kvalifikatsiooni võidu nimel, et esialgu on siis 12 sõitjat, sellest siis 6 langevad välja ning 6 saavad omakorda justkui sellesse kolmandasse vooru edasi. Selle puhul siis, kus on ainult üks võimalus ning viimase hetke või vabandust selle esikuuiku vahel samuti on igahel ainult üks võimalus ja siis see määrabki, kes võidab kvalifikatsiooni. Sellel aastal aga siis ei olnud 33 no oligi täpselt 33 sõitjat, aga mitte rohkem, mistõttu ei olnudki seda nii-öelda viimase hetke kvalifikatsiooni formaati, et seetõttu formaati natuke muudeti. Laupäeval aga siis omakorda hakkas vihma sadama ning vihmasajud ja ovaalid ei käi kokku. Et kui vihma sajab, siis sõitmist lihtsalt ei toimu. Et see, isegi kui oleks vihmarehvid, siis oleks väga ohtlik, mistõttu ei tehtagi seda. Seega formaati lihtsalt nädalavahetuse jooksul muudeti ja siis oligi põhimõtteliselt seda, see pühapäeval igaühel oli ainult üks võimalus, et saada nagu nii-öelda teise vooru edasi ja siis muu oli sama, et jääb 12 alles, sellest saab 6, seda jääb 6 alles ning siis nemad hakkavad kvalifikatsiooni võidu nimel võitlema. Sellel aastal võitis kvalifikatsiooni Alex Palou, kes on siis Hispaania sõitja ning praeguse generatsiooni parim IndyCari sõitja. Ta on võitnud aastatel 2021 ning 23–25 IndyCari tiitlit. Ta on 4-kordne meister ning eelmisel aastal võitis ka Indianapolis 500 sõidu. Uuel nädalal siis oli paar vabateeningut veel, esmaspäeval ja reedel ning siis 24. mail ehk pühapäeval lõpuks toimus see sõit, mille jaoks see build-up oligi tehtud terve selle maikuu. Kusjuures siis samal päeval on traditsiooniliselt olnud ka Monaco GP ning sel aastal kahjuks mitte, aga Ameerikas toimub ka veel selline NASCARis tuntud sõit nagu Coca-Cola 600. See on siis hooaja kõige pikem sõit ehk see on 600 miili ehk 960 kilomeetrit pikk. Jep. Ja siis oli, mõnel aastal on üritanud üksikud sõitjad osaleda mõlemas korraga. Et seda on terve selle ajaloo veidi tehtud äkki vähem kui 10 korda. Eelmisel aastal ja üle-eelmisel aastal proovis seda teha NASCARis nüüd 2-kordne meister Kyle Larson, sellel aastal aga naissõitja Catherine Legg. NASCARi maailmas aga siis kahjuks NASCARi maailma tabas siis šokk, kui ootamatult suri selle tippsarja 2-kordne meister Kyle Busch. Kyle Busch oli kindlasti üks kõige legendaarsematest sõitjatest NASCARis, nagu mitte praeguste sõitjate seas, vaid ka võib öelda, et ajaloos üldse. Et NASCARis on nagu vormel 1 sarnane redel nii-öelda, et vormel 1 on nagu see tippsari vormel 1, siis aasta allpool on vormel 2 ning omakorda aasta allpool on vormel 3. NASCARis on sama süsteem, aga erinevalt vormel 1 siis võivad
sõitjad osaleda korraga mitmes erinevas sarjas. Isegi kui sa sõidad selles tippsarjas, mis on NASCAR Cup, siis sa võid osaleda ka selles nii-öelda NASCARi mõistes vormel 2 ja vormel 3. Kyle Busch on see mees, kes nende 3 sarja peale sai ajaloos kõige rohkem etappi võita. Et see oli 220 midagi, kui ma õigesti mäletan. Sealhulgas siis selles mõistes vormel 2 ja vormel 3 sai kõige rohkem etappi võita üldse. Ning tippsarjas sai ka hästi palju etappi võita, aga samas siis nii-öelda, seda on natukene veider öelda, aga kõigest 2 tiitlit. No saavutus ikkagi. Et jah, see oli siis nii-öelda NASCARi maailmas suur šokk, et ootamatult lahkus ka selline tugev persoon nii-öelda ja siis terve nädalavahetuse siis oligi USA-s tema mälestamist motospordis nii-öelda. Et jah. Aga igatahes siis lähme tagasi Indianapolisesse. Sõit oli väga põnev. Tehti uus rekord möödasõitude osas esikoha nimel, et sõidus on siis 200 ringi ja esikoht muutus 70 korda läbi aegade rekord. Sealhulgas siis 2 tiimikaaslast Alex Palou, kes siis, nagu ma mainisin, on praeguse generatsiooni sõitja, parim sõitja, ja vanameist Scott Dixon vahel. Nemad siis vahetasid kohti esikoha nimel 26 korda. Ja hästi palju ringe olid kusjuures siis järjest. Samas oli ka hästi palju katkestamisi selle sõidu endiste võitjate poolt, et seal sõitsid 9 selle sõidu varasemat võitjat ning neist 5 tükki katkestasid. Lõpuks osutus see Indianapolis 500 ka kütuse säästmise mänguks, et oligi oluline sellel hea strateegial olla. Et juhtis vahepeal näiteks David Malukas, tema nimi tuleb siis natukene hiljem ka, aga siis ta pidi üsna hilja boksima, ei mitte just nii hilja, aga ta pidi vahepeal boksis käima, aga mõned mehed ei pidanud oma strateegia tõttu. Ja siis seetõttu asus sõitu juhtima rootslane Felix Rosenqvist. Aga siis sõidu viimase 10 ringi jooksul juhtus natukene draamat. Kunagine vormel 3 sõitja, kes sel aastal IndyCari tuli, Kaia Collet, tegi avarii, mistõttu siis turvaauto pidi välja tulema. Indianapolis 500 on aga tavaks see, et kui turvaauto tuleb üsna hilja sõidu jooksul rajale, siis pannakse välja punane lipp, et oleks rohkem võidusõiduringe. Seda siis tehti ning mindi taas kihutama, kui oli 4 ringi veel sõita. Ja seal oligi selline väga huvitav restart. 3 autot olid kõrvuti esikoha nimel ja siis liidriks läks kunagine vormel 2 sõitja, oli vist Marcus Armstrong, jah, Marcus Armstrong. Aga siis turvaauto pidi taas rajale tulema, sest Mick Schumacher, jälle tuttav nimi, sest tema sõitis kunagi vormel 1 ning on Michael Schumacheri poeg. Tema siis kergelt riivas seina, aga IndyCar on nüüd võib tekkida küsimus, et miks selle peale turvaauto pidi rajale panema, kui see on nagu niivõrd väike asi. Ovaalsõidud on väga kõrge kiirusega, eks ole, ja siis seetõttu on oluline, et see rada oleks heas seisus, eks ole, ja siis kui midagi nagu hakkab kontrolli alt välja minema, siis on oluline saada see tagasi kontrolli alla kiiresti. Et seetõttu jah, siis üsna hilja pandi turvaauto rajale, see oli õnneks siis ainult üksikud ringid, ning mindi tagasi kihutama nii, et jäi alles ainult 1 ring. Ehk kogu see maikuu build-up oli viinud selle viimase ringini. Et selle, just et nagu oli see 21. aastal Abu Dhabis
huvitav paralleel, aga ikkagi. Väga pingeliseks läks asi. Ringi algul läks sõiduliidiks David Malukas. Tema siis pole IndyCari sarjas ühtegi etappi võitnud tollel hetkel ning kusjuures ma saan aru, et ta on osaliselt Leedu mees, et tal on nagu Leedu juured nii-öelda, aga ise muidu ameeriklane. Igatahes tema läks liidiks ja siis tiimikaaslased Marcus Armstrong ja Felix Rosenqvist, keda ma siis mõlemad mainisin vahepeal, olid praktiliselt terve ringi kõrvuti. Nad on kusjuures tiimikaaslased. Samal ajal siis Malukas nii-öelda üritas neid enda taga hoida selle viimasel ringil. Rosenqvist siis lõpuks sai viimases kurvis oma tiimikaaslasest mööda ning siis hakkas tagatuules jälitama sõiduliid David Malukast ja tuli terve Indianapolis 115 aastase ajaloo kõige napim finiš. Felix Rosenqvist tegi David Malukasele ära 0,023 sekundiga. 0,023 sekundit pärast kõike seda, tervet seda maikuud, tervet seda 800 kilomeetrit lõpeb sellise napi finišiga. See oli siis Felix Rosenqvisti karjääri teine IndyCari sarja etapivõit ning esimene 6 aasta jooksul. Ning nagu sellest ei piisanud, tagapool oli ka väga napp finiš 3. koha nimel. Seal siis Scott McLaughlin tuli 3. Temast 0,007 sekundit taga oli mehhiklane Pato Ward ning McLaughlinist omakorda 0,016 sekundit taga 5. kohal oli eelmainitud Marcus Armstrong. IndyCaris on ka muid mehi, keda võib isegi tunda, kui jälgid vormel 1 ning ka vormel 2 ja isegi vormel 3 sarju. Toon siis välja ka, kus nemad finišeerisid. Santino Ferrucci oli oma vormel 2 ajal väga vastuoluline tegelane, ütleme nii. No see on võib-olla üpris leebelt öeldud, ausalt öeldes. Aga igatahes siis pärast oma halva maine saamist Euroopast läks ta tagasi Ameerikasse IndyCari kihutama. Tema siis saavutas sellel aastal 8. koha ning see on tema 8. etappi järjest, kus ta on siis lõpetanud Indianapolis 500 nii-öelda liidiga samal ringil ning esikümnes. Ainus sõitja, kes on selle sõidu ajaloos seda teinud. Ja see on Ferrucci jaoks siis tema parim ring, ta võib öelda, et 23. aastal näiteks saavutas ta ka poodiumi koha üpriski patriootlikes värvides, et ta oli sellise USA lipu värvides. Ferrucci taga 9. kohal lõpetas kunagine vormel 1 sõitja Romain Grosjean. Avariisid, tegi ta küll vormel 1 karjääris palju, aga saavutas ka 10 poodiumit. 10. kohal järjekordne kunagine vormel 1 sõitja Takuma Sato lõpetas ainult korra vormel 1 poodiumil ja kusjuures selle samal Indianapolise ringrajal. Sato kusjuures siis on ka 2-kordne Indianapolis 500 miili sõiduvõitja. 13. kohal järjekordne Indianapolis 500 miili sõiduvõitja ja vormel 1 sõitja Marcus Ericsson. 17. kohal kunagine vormel 2 sõitja Christian Lundgaard, kes on IndyCari sarjas nüüd paar etappi võitnud. 18. tuli üle finišijoone Mick Schumacher, nagu ma enne mainisin, Michael Schumacheri poeg, ning tema siis pälvis selle nõndanimetatud Rookie of the Year Awardi, auhinna tähendab, et see on siis mõeldud neile, kes esimest korda Indianapolis 500 sõidavad ja siis tema oligi nende seast parima finiši saaja. 19. lõpetas Dennis Hauger, samuti kunagi vormel 2 sarjas sõitnud ja tema oli ka sellel rajal esimest korda. Katkestasid siis Kaio Kollet, nagu ma mainisin, kunagine vormel 3 sõitja
ning vormel ühes kunagi Alex Rossi, kes kusjuures siis hooaeg pärast oma üksikuid vormel üks etappe saavutas ka Indianapolis 500-l oma esimesel katsel etapivõidu. Rossiga kusjuures sai ühel vabatehnikul natukene vigastada ning seetõttu oligi terve selle nädala karkudel, aga ikkagi sai autorooli, no kuigi see lõpetas katkestamisega. Aga noh, Indianapolis 500 ongi nagu tõesti eriline sõit, et see on oma traditsioonidele üsna tuuks jäänud, võib öelda, et olgu see näiteks piima joomine pärast etapi võitmist, et see on üks tuntud traditsioon seal. Ja see nagu tekitabki sellise erilise õhkkonna selle sõidu ümber ning mistõttu ma ütlekski, et see on üks mu lemmiksõitudest nagu motospordis üldse, kuigi ma olen ikkagi nii-öelda üsna selles Euroopa kultuuriruumis olnud nii-öelda, et jälgides vormel ühte. Aga nagu Indianapolis 500 on nagu jah, see eriline õhkkond, mida ei saa nagu just kuskilt väga mujalt. Ja siis nagu sellega on see asi ka, et ükskõik, kes võidaks selle sõidu, sellel on nagu alati mingi kuidas öelda, nagu lugu küljes nii-öelda, et näiteks vormel ühes keegi võidab sõidu, päris äge, aga okei. Indianapolis 500, see on nagu suurem asi, nagu see ei ole lihtsalt see, et sa võitsid võidu, sa võitsid nagu selle Indianapolis 500. Et see nagu lisab seda elementi juurde ja siis tegelikult paljud sõitjad tahavadki võita seda sõitu rohkem kui IndyCari tiitlit. Nüüd väga vabandan, et Indianapolis 500-st nii palju rääkisin, lähme lõpuks Kanada GP juurde vormel 1 lainele. Jällegi oli tegemist sprindi nädalavahetusega, seega oli ainult üks vabateening ning seal paljudel sõitjatel võib öelda, et oli probleeme. Esiteks Franco Colapintol gaas lakkas töötamast, pärast selgus, et oli probleeme elektroonikaga seoses ning seetõttu ei saanud ta üldse aega kirja. Liam Lawsonil tulid mehaanilised probleemid ka üsna vara, mistõttu siis tuli välja punane lipp. Hiljem selgus, et see tulenes hüdraulika lekkest. Nüüd kuna see on ainus vabateening terve nädalavahetuse jooksul, otsustati seetõttu sessiooni pikendada 4 minuti võrra. Seejärel Alex Albon suutis sõita üle metssümiseja. Et Kanadas on jah, see ei ole just harukordne nähtus, et metssümiseja tuleb rajale, et see on Kanada GP ikooniline osa, ütleme nii. Aga siis Albon kahjuks sõitis ühest üle, seetõttu siis pani ta seina, tuli järjekordselt punane lipp välja ning sessiooni pikendati hiljem 15 minuti võrra. Esteban Ocon samuti pani avariid. Noh, ta tuli boksi küll, aga ikkagi rajal oli päris palju asju koristada, mistõttu pandi jällegi punane lipp välja, aga siis oli ainult 1 minut sessioonist alles, mistõttu siis seda ei pikendatud, aga lasti ikkagi sõitjatel neid harjutusstarte teha. Eesotsa meeste seas oli ka, ütleme, et juhtumeid, noh, mitte mehaaniliste rikete ega avariide osas, aga paljud ikkagi sattusid muru peale. Russell, kus siis tegelikult kergelt riivas ka seina ühe spinni käigus, aga auto ei saanud seetõttu kahjustada. Igatahes siis Mercedese mehed jällegi kõige kiiremad. Esimesel kohal Antonelli, siis Russell ja 3. kohal Hamilton. Ikkagi natukene maad taga Mercedese meestest. Eesti rahva jaoks kell 11:30 öösel hakkas siis reedel sprindi kvalifikatsioon. Enne ma mainisin, et Albonil ja Lawsonil olid omad probleemid, Albon pani seina, Lawsonil oli hüdraulika leke. Nemad siis kvalifikatsiooni üldse ei jõudnudki, nemad siis olid viimastel kohtadel. Ja siis tegelikult seetõttu võib öelda, et tekkis
selline huvitav olukord, et Cadillaki ja Aston Martini meestel oli isegi võimalik pääseda teise vooru. Alonsol läks siis kõige paremini, tema oli vahepeal 14. kohal, kui oli sõita kõigest 2 minutit veel. Siis täiesti juhtumisi, pani ta kolmandas kurvis pidurit plokki ning seetõttu sattus seina, punane lipp tuli välja. See tähendas siis, et kui kvalifikatsioon taas pihta hakkas, siis oli sõitjatel päris vähe aega, et ta ei saanud nagu seda korralikku rehvi soojendust teha, et lihtsalt pidi kihutama, kui tahtsid üldse aega parandada. Mõned ei olnudki, või tegelikult enamus ei olnudki üldse oma viimast ringi alustadagi, enne kui ruuduline lipp välja tuli. Aga need, kes ikkagi said uut ringi teha, ei parandanud aega. Seega lõpuks siis langesid välja Sergio Perez, tema kusjuures oli kõigest 0,13 sekundit edasipääsemisest aegsem. Langes välja ka siis 18. kohal Lance Stroll, 19. kohal üllatava kombel Pierre Gasly, siis Valtteri Bottas ning Albon ja Lawson, kes omal aega ei saanudki kirja. Esimese vooru kiire mees oli Lewis Hamilton. Teises voorus jälle mäng läks nende üsna viimaste ringideni välja. Kiiremaks osutus George Russell ning siis välja langesid 11. kohal, see pole enam üldse üllatus, Nico Hülkenberg, ma ei tea juba mitmendat korda ta seal 11. kohal olnud on ja kusjuures ta langes välja 0,043 sekundiga. 12. kohal tema tiimikaaslane Gabriel Portoletto, see Franco Colapinto, Esteban Ocon, Oli Beerman ning Fernando Alonso, kes eelmises voorus pani seina ning seetõttu ei saanudki üldse rajale. Teise sessiooni kiire mees oli siis Russell. Kolmandas voorus siis osalesid mõlemad Mercedesed, mõlemad Ferrarid, mõlemad McLarenid, mõlemad Red Bullid, Arvid Lindblad ja Carlos Sainz. See oli kohati üllatus, et Sainz sai oma Williamsi kolmandasse vooru. Aga siis lõpuks jäi järjekord selliseks, et George Russell võitis kvalifikatsiooni. Temal on siis Kanadas tegelikult päris hästi läinud. Eelmisel ja üle-eelmisel aastal sai ka kvalifikatsioonivõidu. Teise koha saavutas tema tiimikaaslane Andrea Kimi Antonelli. Seejärel tulid McLareni mehed Landon Norris ja Oscar Piastri, mõlemad Russellist 0,3 sekundit aeglasemad. 5.–6. kohal olid Ferrari mehed Hamilton ja Leclerc, 7.–8. Red Bullid Max Verstappen ja Isaac Hadjar. Hadjar, kus oli üsnagi konkurentsivõimaline, ütleme nii, et kõigest 0,1 sekundit aegsam Verstappenist. 9. koha saavutas Arvid Lindblad ning 10. koha Carlos Sainz, kes tegelikult ausalt öeldes ei olnudki teistele lähedal. Et tema oli Russellist 1,5 sekundit aeglasem. Laupäeval toimus siis sprindisõit. Enne sõitu siis tulid sellised uudised, et 4 meest otsustasid boksiteed alustada. Need olid Oli Beerman, Pierre Gasly, Valtteri Bottas ja Alex Albon. Neil kõigil siis kvalifikatsioon ebaõnnestus ning nad otsustasid oma autoseadistusi arvatavasti muuta, mistõttu siis rikkusid nad sellega reeglit, et neil selles park fermees on selline termin, tõlkes oleks see nagu kinnine park. Seal ei tohi nagu autosid enam muuta. Seda aga nad otsustasid ikkagi teha, sest no kui juba oled niivõrd taga, siis võid sama hästi lihtsalt autot optimeerida selleks võidusõiduks. Need 4 mees siis alustasid boksiteed, aga siis selgus ka, et Lance Strollil viimasel hetkel on probleeme vedustusega. Tema tiim siis saatis Lance Strolli auto boksi teele, et seda kiiresti ära parandada enne võidusõidu algust. Seda nad siis õnneks tegid, aga siis see tähendas seda, et rajal alustasid 17 autot, boksiteed 5. Sõidule anti start,
mingeid olulisi kohamuutusi tegelikult ei olnudki. Mercedese mehed endiselt juhtisid. Noh, suurem muutus oli see, et Hamilton tõusis neljandaks, sõitis mööda vist Oscar Piastist, ma arvan. Viiendal ringil siis andis otsad Isaac Hadjari mootor. või tegelikult ei andnud otsad, vaid lihtsalt tekkis mingi probleem, mistõttu tema tempo langes märgatavalt. Seetõttu tuli ta boksi, et vaadata, milles see probleem seisneb. Huvitav on aga see, et ta 2 ringi hiljem tuli tagasi rajale. Et noh, see oli võib-olla lihtsalt selline kiireloomulis-, noh, kergemini parandatav asi ja siis, siis tekib mõte, et miks edasi sõita üldse. Põhjus on lihtne, et saada rohkem andmeid, rohkem informatsiooni. Eesotsas aga siis tuli üks paralleel Nürburgringi 24 tunni sõiduga. Mercedesed võitlesid omavahel. Selle Antonelli ja Russelli vahel läks asi päris tuliseks, võib öelda. See hakkas siis 6. ringil. Antonelli suruti esimeses kurvis Russelli poolt maha. Et noh, see on see, kuidas igaüks tõlgendab seda olukorda, aga igatahes Russell selle eest karistada ei saanud. Antonelli seetõttu siis igatahes natukene läks üle muru seal. Aga lahing ei olnud sellega läbi. Samal ringil üritas siis Antonelli 8. kurvis möödasõitu teha, aga siis ta pani piduriplokki ning sattus taaskord muru peale. Et see oli jällegi selline, see oli natukene hüplikum koht ja seega auto läks vahepeal tegelikult lendu ning selle käigus kaotas ta ka koha Landon Norrisele. Norris siis tõusis teiseks. See 3. punt jäi omavahel üsna tihedalt kokku, aga ja siis viimastel ringidel Antonelli jällegi üritas Norrisest mööda sõita, et saaks teise koha, aga see siis tal ei õnnestunud, läks jälle esimeses kurvis rajab maha ja siis seetõttu nagu lõikas teist kurvi nii-öelda, et läks selle väljapääsu tee peale nii-öelda. Aga Norris siis tänu sellele säilitas oma teise koha. Ehk George Russell sai sprindivõidu. Teise koha saavutas Landon Norris ning Antonelli võttis viimase poodiumi koha. 4. koha nimel oli viimastel ringidel samuti võitlus. Nimelt siis Oscar Piastri tegi päris julge möödasõidu Lewis Hamiltonist mööda. Selle möödasõidu käigus aga siis Hamiltoni hoog natukene rauges ebaoptimaalse sõidujoone tõttu. Ehk siis mitte ainult loovutas ta Piastrile 4. koha, vaid ka 5. koha tiimikaaslasele Charles Leclerc'ile. Hamilton lõpetas siis 6. Verstappen tuli üle finišijoone 7. ning Arvid Lemplad võttis viimase punkti koha 8. koha. Franco Colapinto ja Carlos Sainz jäid punktidest ilma. 11. kohal, üllatus, lõpetas Sergio Perez. Ja Sergio Perez oma Cadillaciga suutis lõpetada 11. Tegelikult oli 2 asja. Esiteks, ta oli sellise rongi ees nii-öelda, et oligi rongivedur nii-öelda. Või tegelikult ma ei ole kindel. Võib-olla oli keegi teine, kes selle esialgu rongi põhjustas. Aga igatahes, alates 11. koht oli 10. kohast päris palju maas. See oli üks asi. Ja teiseks, Perez tegelikult sai pärast sõitu 10 sekundit karistada, mis tõttu langes ta 14. kohale. Tänu sellele siis aga teenisid kohad Liam Lawson 11. poolt tuleta 12. ja Esteban Ocon 13. Ocon, kus siis üsna hilja sattus sõidul ka muru peale, mis tõttu kaotaski oma positsiooni selles rongis nii-öelda. Perez oli siis 14. Nico Hülkenberg samuti sai 10 sekundit karistada, sest ta olevat kuidagi illegaalselt mööda sõitnud, et nagu rajab maas või midagi sellist.
Hülkenberg oli siis 15. Seejärel tulid Lance Stroll, Valtteri Bottas, Olli Beermann, Alex Albon, Pierre Gasly ning Isaac Hadjar. Mõned mehed seal tegid minu teada siis boksipeatuse ka, kuigi sprindis ei ole see kohustuslik, mistõttu jäidki nad minimaalselt ringiga maha. Ning sõidus oli üks katkestaja, ei keegi muu kui Fernando Alonso, loomulikult mootori tõttu. Laupäeva samuti toimus kvalifikatsioon pühapäevaseks põhisõiduks. Esimeses voorus oli kiirem mees Andrea Kimi Antonelli ning nagu ikka langesid välja 6 meest. 17. kohal Esteban Ocon. See nädalavahetus on üsna aia taha läinud tal. Seejärel Alex Albon, Fernando Alonso, Sergio Perez ning siis 2 meest, kes tegid vahepeal sõiduvigu oma viimastel ringidel, Lance Stroll ja Valtteri Bottas. Teise vooru kiireim mees oli üllatava kombel Isaac Hadjar. Hadjar pani oma Red Bulli vahepeal esimesele kohale, et väga muljet avada. Aga tagapool just väga üllatus ei olnud. 11. koha saavutas loomulikult Nico Hülkenberg. Seekord langes veel napimat selles teises voorus. Vahemaa 10. kohaga oli seega 0,029 sekundit. Mitte just palju maas, 0,04 sekundit maas 10. kohast oli Liam Lawson. 13. koha saavutas Gabriel Bortoleto, seejärel Pierre Gasly, Carlos Sainz ja Olli Beermann 16. kohal. Haasidel ei läinud just kõige paremini kvalifikatsioon, kui nad 16. ja 17. koha saavutasid. Kolmandas voorus siis sprindivõitja George Russell siis kurtis üsna palju selles oma auto üle nii-öelda, et haardavust justkui nagu väga ei olnud. Aga sellest hoolimata pani ta ikkagi oma auto 3. järjestikusele Kanada GP põhisõidu kvalifikatsiooni võidule. Või kui seda sprinti arvestada, siis on juba 4. järjestikune kvalifikatsiooni võit Kanadas. Teise koha saavutas ikkagi tema tiimikaaslane Andrea Kimi Antonelli. Huvitav märkus on see, et see vahe Russelliga oli sama nii sprindi kui ka põhisõidu kvalifikatsiooni puhul. Mõlema puhul oli siis 0,068 sekundit. 3. ja 4. koha saavutasid jällegi McLareni mehed, Norris ja Piastri, siis Hamilton 5., Verstappen 6., Hadjar 7. ja Leclerc kõigest 8. Tema samuti siis kurtis, et nagu see kvalifikatsioon ei lähe üldse hästi. 9. kohal jälle Arvid Lindblad ning 10. kohal seekord Franco Colapinto. Enne kui me vormel 1 põhisõidu juurde lähme, siis räägime korraks ka läbi asjad vormel 2 poolel, sest selle etapp samuti toimus tollel nädalal Montrealis. Kvalifikatsioonis siis sai võidu Laurens Van Hüppen, vabandust, kui ma nime valesti hääldan. Tema on siis juba 2 korda sellel aastal poodiumi saavutanud vormel 2 sarjas. Sprindisõidu võitis mehhiklane Noel Leon. Temal on sellest hooajast juba ette näidata 1 poodium ning vormel 3 sarjas sai ta varasemalt 6 poodiumi kohta, aga mitte ühtegi võitu. Seega Noel Leon saavutas vormel 2 sarjas võidu enne kui ta vormel 3-s üldse sai. Sest ta ei saavutanudki kunagi. Põhisõit, kus siis antakse suurem osa punktidest, oli üsnagi kaootiline. 4 korda tuli välja turvaauto ning 1 korra veel siis virtuaalne turvaauto. Seega võib öelda, et kokku 5 sellist turvaauto perioodi, mis tõttu siis sõitu tegelikult lühendati, tuligi siis ette nähtud ajapiir peale. Selle kõige lõpus siis osutus võidukaks Norra mees Martinus Stenshorn. Eelmisel aastal vormel 3 sarjas saavutas ta 5. koha ning kunagi oli ka kusjuures McLareni sõitjate arendusprogrammis, aga sellest aastast enam mitte. Tema esimene
vormel 2 sarja võit ja siis see osutus põhisõiduvõiduks ka suurepärane. Teisena lõpetas Alpiini sõitjate programmi mees Alex Dunn Iirimaalt ning kolmandana Miami põhisõiduvõitja Gabriel Mini. Nüüd kuna Mini tiitli rivaalidel läks üsna kehvasti, on ta kasvatanud oma punktide edumaa päris suureks, et tema juhib siis meistrivõistlusi 57 punktiga, teise kohal on Rafael Camara 36-ga ja kolmandal Bulgaaria mees Nikola Tsolov 35-ga. Tasub ära mainida ka, et teise kuni seitsmenda koha vahel on kõigest 6 punkti. Seega see asi on nagu päris pingeline. Ja siis üks detail veel selle põhisõidu kohta. Seal olid stardis 21 autot, aga ainult 14 lõpetasid. Ja nüüd lõpuks siis lähme pühapäevase Kanada Grand Prix juurde, mis siis hakkaski umbes selle aja, kui lõppes see ikooniline Indianapolis 500 ja oligi see väga pingeline finiš. Igates vorm 1 teemadel Lance Stroll alustas boksist, tema autot siis muudeti natukene peale kvalifikatsiooni. Aga huvitavam asi oli see, et enne sõitu kergelt sadas vihma. Seetõttu oli siis mõned rajalõigud, mis olid kuivad, aga oli ka mõned rajalõigud, mis olid märjad. Ja seetõttu oligi hästi suur küsimus, et kas minna slick-rehvidega või minna vahepealsete vihmarehvidega, mis on mõeldud kerge vihmaolukordadeks. Mercedese mehed otsustasid minna slickidega. Nende taga McLarenid aga panid need vahepealsete vihmarehvid alla. Ehk siis Norris ja Piastri 3. ja 4. kohal olid vahepealsete vihmarehvidega. Lisaks neile siis Audi mehed Hülkenberg ja Bortoleto, Cadillaki mehed Perez ja Bottas ning Carlos Sainz. Ülejäänud alustasid slickidega. Soojendusring toimus ära ning 1 tuli, 2 tuld, 3 tuld, 4 tuld, 5 tuld. Need 5 tuld jäid 8 või 9 sekundit süttima, sest umbes selle ajal, kui 4 tuld oli süttinud, hakkas Arvid Lindblad oma käsi vehkima, et paluda, et starti ei tehtaks. Põhjus oli selles, et tema käik ei läinud sisse ja siis ta ei tahtnud, et keegi tagant otsa sõidaks või midagi. Selle tulemusena siis tehti lisasoojendusring, samal ajal siis, kui Arvid Lindbladi auto lükati tagasi boksi. Ja siis Lindblad kahjuks starti ei jõudnudki. Põhjuseks oligi käigukast. Pärast seda, selle tõttu siis tehtigi lisasoojendusring, aga tegelikult, kui see soojendusring oli lõppenud, siis Lindbladi autot ikka veel lükati tagasi boksi. Ja teine huvitav asi oli see, et keegi oli kogemata stardiruudust ette sõitnud või midagi sellist. Selle tulemusena siis tehti veel üks soojendusring ja alles siis läks võidusõit käima. Vahepeal saadi aru, et jah, see rada on ikka nagu täitsa kuiv, et slickid on ikkagi parem valik. Aga üllatus, stardis tõusis esimeseks Lando Norris oma vihmarehvidega. Kuidas see küll juhtuda võis? Ma arvan, et sellel võis olla 2 põhjust või tegelikult õigemini 1 põhjus. Nimelt, olud olid väga külmad, et isegi Eestis oli soojem. Nimelt õhutemperatuur oli umbes 12 kraadi ning rajatemperatuur kõigest 17 kraadi Celsiuse järgi, ma täpsustan igaks juhuks ära. See aga siis tähendab, et rehvidel on raskem oma töötemperatuuri aknasse jõuda. Ent aga nendel vahepealsete vihmarehvidel on aga palju kergem sinna töötemperatuuri aknasse saada.
mistõttu siis nagu võib-olla need Norrise rehvid olidki lihtsalt puhtalt paremad nagu vähemalt pärast neid soojendusringe, aga kohe esimese ringi lõpus siis, aga kus siis veel Norris juhtis, Antonelli sai vahepeal ka Russellist mööda, et Russell oli justkui esimesse kurvi minnes täpselt Norrise ja Antonelli vahel, et mistõttu ta siis otsustas varem pidurdada, et mitte esimeses kurvis mingit avariid põhjustada või midagi. Aga juba esimese ringi lõpus tuli Norrise tiimikaaslane, kes oli ühe koha kaotanud, boksi. Tema siis kukkus sõitjate rivi lõppu, aga vähemalt oli nüüd slikkidega. Järgmisel ringil ehk teisel tuli samuti Norris boksi, tänu millele siis sai Antonelli liidriks. Teised siis tulid ka, need teised, kes olid nende vahepealsete vihmarehvidega, tulid samuti boksi. Seega, pärast esimesi ringe oli järjekord selline: Antonelli juhib, Russell teine, Hamilton kolmas, Verstappen neljas, Leclerc viies, seejärel Hadjar, Colapinto, Lawson, Beerman ning Alonso 10. Juba jälle tekib küsimus, kuidas Alonso sinna sattus. Kuidas on Alonso järsku 10. kohal? Kuidagi see juhtus, aga loomulikult tema autol ei olnud piisavalt kiirust, et seda 10. kohta päriselt hoida. Tema siis hakkas kukkuma nagu kivi. Neljandal ringil Norris, kes siis vahepeal oli omal slikid alla pannud, sattus muru peale ühes šikaanis, aga jätkas, kuigi ta seinale sai tegelikult üpris lähedale. 6. ringil hakkasid jälle Mercedesed võitlema, juba jälle paralleel Nürburgringiga, ja huvitav on see, et umbes samal ringil, mis selle sprindisõidu puhul, ning tegelikult sellel ringil tõusidki Russell liidriks, aga Antonelli peaaegu sõitis talle viimases šikaanis tagant otsa, et ta pani oma rattad plokki, endaga siis keeras natukene muru peale, et nagu mitte tagant otsa sõita, eks ole. Selle tulemusena siis lõikas seda kuulsat viimast šikaani ning jäi teisele kohale. Vahepeal tõusis ka Verstappen 3. ning 11. ringiks oli Norris juba 10. kohal ehk tagasi punktides. Siis vahepeal Russell pani jälle, et Russell pani oma pidurit plokki raja kõige aeglasemas kurvis, mis on selline nõelasilma kurv enne pikimat sirget. Tänu sellele siis Antonelli tõusis esimeseks korraks, sest Russell ikkagi peagi teenis oma koha tagasi. Samal ringil siis oli Oscar Piastril üks olukord. Ta üritas justkui teha topelt möödasõitu sinna kurvi, aga see siis natukene, või ma ei tea, kas ta tegelikult üritas, vähemalt Beermanist üritas mööda sõita küll, aga siis ta kogemata sõitis küljelt sisse Albonile. Albonil seetõttu oli jahutusega ühel pool ning ta katkestas. Piastril oli esitiib kahjustatud ning ta tuli boksi. Väljus siis 19. kohal ning hiljem sai ka lisaks 10 sekundit karistada. Pole ideaalne olukord. Mitte just väga palju hiljem tuli taaskord boksi Lando Norris. Temal siis olevat olnud probleeme seoses töökindlusega ning langes siis 14. Aga seni veel sõitu jätkas. Samal ajal eespool siis Mercedesed ikkagi võitlevad edasi. Et see oli väga täielik kino lihtsalt, et nagu vaadata, kuidas need Russell ja Antonelli lihtsalt pidevalt võitlevad ringi järel lihtsalt selle esikoha nimel. Ent selles võitluses osutus pigem edukaks George Russell, ma peaks ütlema. Et Antonelli jah, mõnikord nagu
asus suruma küll nii-öelda ja tõusis esimeseks, aga siis Russell ikkagi suutis kuidagi selle koha tagasi teenida. Ja siis mõnikord tegi Russell siis head kaitsemängu, et teha kindlaks, et Antonelli ei saa mööda. Küll aga paraku siis lasi midagi 30. ringil Antonelli mööda Russelli mootor, mis siis andis järsku esikohalt otsad. Seetõttu siis Russell pidi raja peatuma ning katkestama. Kahjuks ei tulnud temale teist järjestikust Kanada GP võitu. Loomulikult oli ta väga frustreeritud selle olukorra üle, et tal oli võimalus võita esimene etapp, mis oli siis pärast Antonelli 3 järjestikust võitu, aga ei, mootor lihtsalt annab otsad ja siis Antonelli saab jälle nagu seda meistrivõistluste edetabelis oma vahemaad kasvatada. Igatahes selle tulemusena siis tuli välja virtuaalne turvaauto, et seda Russelli autot ära viia. Ja siis iga mees punktikohtadel tuli boksi. Boksi teel siis mõned asjad, mis juhtusid, oli see, et Hadjar tõusis vahepeal Leclerc'ist mööda 4. Põhis oli siis selles, et Ferrari kutsus korraga mõlemad autod boksi, aga nad olid üsna tihedalt koos, seega Leclerc pidi Hamiltoni taga natukene ootama. Ja siis tänu sellele sai Hadjar mööda. Oli Beermanil samal ajal oli üsna aeglane boksi peatus, mistõttu langes ta vahepeal 11. Seega, pärast Russelli katkestamist ning boksi peatusi oli järjekord selline. Antonelli esimene, Verstappen 2, Hamilton 3, Hadjar 4, Leclerc 5, seejärel Franco Colapinto 6, Liam Lawson 7, Gasly 8, Lando Norris 9 ja Carlos Sainz pistis oma peapunktidesse 10. kohale. Võidusilt läks siis taas käima. Hadjari ja Leclerc'i vahel oli üpriski ohtlik olukord 4. koha nimel võideldes. Nimelt siis olid nad raja kõige pikema sirgel, mis siis on ka ühtlasi raja kõige kiirem lõik. Leclerc lähenes tagant üpris kiiresti, aga siis kui Leclerc üritas temast mööda sõita, siis keeras ta justkui Hadjar peale. Leclerc pidi siis seetõttu gaasi jalad maha võtma, ma arvan, et natukene pidurdama ka, sest see oli ikkagi nagu päris ohtlik kaitsemäng Hadjari poolt. No mõned ringid hiljem Leclerc ikkagi tõusis 4, aga Hadjar sai oma ohtliku kaitsemängu eest 10 sekundit karistada. Umbes samal ajal paraku siis katkestas Lando Norris. Tema siis katkestamise põhjuseks oli käigukast, mis lihtsalt andis otsad ning nõelasilma korvis, kus siis Piastri varem Alboniga kokku põrkas, läks ta rajab maha ning sinna jäigi tema sõit. Paar ringi hiljem oli ka katkestamine Sergio Perezil. Temal siis andis vedustusotsad. Ma pärast vaatasin järgi, et mis Perezil juhtus ja siis oligi näha, et ta rool oli järsku nagu viltuseks läinud, et sõitis sirge küll, aga rooli pidi justkui natukene vasakule keerama. Ja siis ta üritas boksi teele tulla, aga siis järsku eest parem vedustus läks katki. Jep, lihtsalt läks katki üpris vaatemänguliselt, ütleme nii, et seda oli kindlasti näha, et see katki läks. Ja siis boksi teel Perez parkis oma auto ära ning katkestas. Paar ringi hiljem siis tuli virtuaalne turvaauto välja, arvatavasti nende Perezi tükkide pärast. Ning mõned ringid hiljem, kus tuli veel kord virtuaalne turvaauto rajale. Ma ei ole päris kindel, et nagu mis selle põhjustas, aga arvatavasti jälle olid mingid tükid rajal, sest mingit katkestamist ei olnud.
selle käigus siis tuli boksi Isaac Hadjar ja Oscar Piastri. Mõlemad siis tulid oma karistust kandma. Virtuaalse turvaauto perioodi lõpus siis Leclerc viimasest kurvist väljudes pani peaaegu spinni, aga siis päästis olukorra ära, et auto oli ikkagi üpris risti, aga hea, et ta seina ei pannud ning ikkagi sai edasi sõita. Samal ajal siis hakkas kujunema lahing teise koha nimel Max Verstappeni ja Lewis Hamiltoni vahel. Vanad head sõbrad, eks ole. Aga ei, seekord jäi asi nii-öelda üpriski puhtaks. Hamilton siis jälitas teda, vähendas vahemaad Verstappeniga ning lõpuks 62. ringil sõitis esimeses kurvis väljaspoolt Verstappenist mööda ning haaras teise koha. Hadjar, kusjuures vahepeal sai taaskord karistada. Seekord oli tal selline üpris ränk karistus, et tuleb boksi, peata oma auto vahepeal ja siis mine tagasi rajale. Et see on nagu justkui see kõige karmim karistus, mida on võimalik saada sõidu keskel, välja võetud diskrahvi loomulikult. Aga polnud hullu tegelikult, sest Hadjar oli ikkagi 6. kohal, Hadjar oli, 5. kohal ning ta oli 6. kohal olevast Colapintost ligi 40 sekundit ees enne oma karistusi. Seega positsioone ta reaalselt ei kaotanud. Ja siis nüüd jõuame finišini. Andrea Kimi Antonelli võttis oma 4. järjestikuse etapivõidu. Ainus sõitja vormel 1 ajaloos minu teada, kes on oma esimesed 4 etapivõitu saanud nagu järjest. Jah, et nagu järjestike sõitudena. 10 sekundit taga lõpetas Lewis Hamilton teise kohal ja Verstappen oli 3. kohal. Tema esimene poodium terve selle 26. aasta jooksul. Hamiltonist jäi ta kusjuures kõigest pool sekundit tahapoole. Et Hamilton ja Verstappen jäid natukene vestlema ka nende võitlusest, mis neil oli seal viimastel ringidel. Et täitsa sõbralik vestlus oli vist isegi, jah. Ent hea töö, neid mõlemad kindlasti väga rahul oma tulemustega. Hamiltoniga, kusjuures siis kõige parem tulemus äkki üle-eelmise aasta lõpust saati. Igatahes parim tulemus Ferrariga. 4. lõpetas Leclerc tähendab pool minutit taga Verstappenist ja siis ülejäänud sõitjad olid juba vähemalt 1 ringiga maas. 5. kohal Isaac Hadjar, tema parim tulemus minu teada siis Red Bulli roolis. 6. Franco Colapinto, karjääri parim tulemus, jällegi hea töö, et Colapinto on kuidagi viimasel ajal nagu väga häid sõite teinud ja siis see ei pruugi just nagu Aroni šanssidele kõige paremini mõjuda, ütleme nii. Aga eks näis, hooaeg on veel pikk. Igatahes Colapinto karjääri parim vormel 1 tulemus. 7. kohal Liam Lawson, jällegi väga tugev sõit. Pierre Gasly'l kvalifikatsioonid ei õnnestunud sellel nädalal, aga ikkagi tuli üle finišijoone 8. Carlos Sainz 9. jällegi punktid Williamsi roolis ning 10. kohal Oli Beerman sai ikkagi selle viimase punkti kätte. Oscar Piastri lõpetas 11. 2 ringi maas. Keeruline sõit tema jaoks, ütleme nii, et see esiteks see kehv strateegia ja siis teiseks see kokkupõrge, mis tõttu pidi ta veel 1 boksi peatuse tegema ja sai lisaks karistada. Et jättis soovida. Ja kusjuures McLaren ei teeninudki, tegelikult sprindis ikkagi teenis punkte, aga põhisõidus ei teeninud nad ühtegi punkti. Viimati oli selline olukord, tegelikult alles Hiinas, kui mõlemad sõitjad ei jõudnudki starti. Enne seda 20
5. aasta Las Vegases, kus mõlemad said disklahvi ning viimane kord, kus mõlemad McLarenid lõpetasid sõidu ja ei teeninud punkte, oligi irooniliselt 23. aastal Kanadas. See oli siis enne neid suuri uuendusi, millega nad välja tulid 23. aasta keskel. Igatahes Piastri 11. seejärel Nico Hülkenberg 12. 13. Tema Audi tiimikaaslane Gabriel Bortoleto, kes kusjuures sai peale sõitu 5 sekundit karistada. 14. Ocon polnud üldse hea nädalavahetus ja kindlasti valmistas pettumust, arvestades seda, et ta oli igal eelnenud Kanada GP-l tema karjääris punkte teeninud. 4 ringi maas lõpetasid Lance Stroll 15. ja 16. Valtteri Bottas. Katkestasid 6 meest Sergio Perez vedustuse tõttu, Lando Norris käigukasti tõttu, George Russell esikohad mootori tõttu. Alonsot ma tegelikult ei olnud veel maininud, aga temal oli päris kummaline katkestamise põhjus. Nimelt on antud põhjuseks tema iste. Mul ei ole õrna aimugi, milles see probleem seisneda võib, aga põhjuseks on antud, et tema istmega olid mingid probleemid. Samuti katkestas ka siis Alex Albon, kellele sõitis küljest siis Oscar Piastri ning Arvid Lindblad ei olnudki siis õieti starti. Sõitjate arvestuse pooled siis Antonelli nüüd juhib sõitjate arvestuses 43 punktiga. See on siis selline punktisumma, mille saab etapivõidu ja lisaks teise koha finiši eest. Et see on päris korralik vahemaa tegelikult. Aga pikk hooaeg on veel ees, kõike võib juhtuda. Russell on teine, Leclerc on 3. Kõigest 13 punkti taga Russellist. Hamilton tõusis vahepeal 4. sai Lando Norrisest mööda ning teine muutus esikümnes on see, et Pierre Gasly tõusis 8. oli Perezist mööda. Konstruktorite poolelt Mercedes endiselt juhib, milline üllatus. Nemad on siis 72 punkti Ferrarist ees, McLaren on 3. ning Red Bull on 4. Seejärel Alpine, Racing Bulls, Haas on nüüd 7. kukkunud ja seejärel Williams ja Audi on 8. ja 9. kohal vastavalt. Viimased tiimid, mis on punkte teeninud, sest Cadillacil ja Aston Martinil pole seni ühtegi punkti teenitud, aga ega see auto neil just kõige parem olegi praegu. Nüüd saime lõpuks siis möödunud võidusõitudega ühele poole ja teeme siis väikse eelvaate tulevasele Monaco GP-le. Väga ajalooline sõit võib öelda, et see oli juba vormel 1 kalendris selle esimesel hooajal, milleks oli 1950, aga seda sõitu ise on korraldatud juba aastast 1929, et tollel ajal oligi siis lihtsalt Grand Prix võidusõidud mitte vormel 1 või midagi taolist. Toimub siis, Monaco on siis väike riik selle Vahemere ääres, mis on ümbritsetud Prantsusmaaga. Suuruselt eelviimane riik maailmas, mistõttu tegelikult see ringrada moodustab sellest riigist üpriski suure osa, võib öelda. Ja siis, kuna see on selline tänavaringrada, väga kuulus tänavaringrada tegelikult, tuntud oma keerukuse poolest, sest see on selline hästi kitsas, nõuab see hästi palju täpsust ja see on kusjuures ka siis hooaja kõige aeglasem rada. Keskmine kiirus siis kvalifikatsioonis on 171 kilomeetrit tunnis, vähemalt nii oli eelmisel aastal. Ja siis ma arvan, et see on ainus ringrada terve hooaja jooksul, kus autod ei saavuta 300 kilomeetrit tunnis. Ja
kuna see keskmine kiirus on niivõrd madal, siis see Monaco GP on distantsi poolest lühem kui ülejäänud etapid kalendris. Et kui tavaline vorm 1 etapp on ütleme 305 kilomeetrit, siis Monaco GP oli äkki 260 või midagi sellist. Põhiseks on see, et kui seda 305 kilomeetrit läbida, siis see läheks nagu üle 2 tunni pikaks, mis siis ei vasta selle nii-öelda ajapiirangu nõudele, ütleme nii, et sõit peab olema vähem kui 2 tundi. Aga siis, kuna see on ka kitsas rada, siis on märksõnadeks mitte ainult see täpsus, vaid ka kvalifikatsioon. Nimelt on see ringrada vähemalt viimastel aastatel tuntud selle poolest, et seal on väga raske mööduda. Näiteks 2003. aastal oligi 0 möödasõitu ning 2021. aastal oligi ainus see, mis tehti avaringil. Ja see on ka nii-öelda selline üpris vaieldud. Igatahes viimastel aastatel ei ole just kuigi palju möödasõitu olnud. Ning eelmisel aastal oli ka, kuidas öelda, oli kohati katastroof. Nimelt üritati seda Monaco GP teha põnevamaks nii, et iga sõitja pidi tegema vähemalt 2 boksipeatust. Tavaliselt on see reegel, et sõitja peab 1 boksipeatuse tegema minimaalselt, rohkem võib alati teha, aga kohustuslikuks taheti teha 2 peatust. Ja kuna need eelmise aasta autod olid niivõrd suured ning oli niivõrd raske mööduda, siis tehti sellist tiimitööd, et kes iganes oli mingi rongi ees, nagu põhisteski, hakkaski meelega aeglaselt sõitma, et ees olevat tiimikaaslasest aidata, et nagu tema saaks nagu justkui boksipeatust tehes vähem kohti kaotada või üldse kohtade kaotamist vältida. Et seega eelmise aasta sõit oligi täielikult nagu tiimikaaslase aitamine. Esiotsas võib-olla mitte nii väga, aga pigem seal ütleme 8. koha ringis või midagi sellist. Või isegi 6. et see keskväljakus, ütleme nii. Aga samas saab olema huvitav küsimus, et kui raske on selle aasta autodega mööda sõita Monacos, sest me oleme näinud juba päris mitmel etapil, et möödasõit on rohkem kindlasti. Et osaliselt selle aku tõttu, et ma mõtlen suurenenud elektrimootori osakaalu tõttu, aga samas need autod ise on dimensionaalselt väiksemad. Et see huvitav, kui väga on selle aasta autod lahendanud möödasõitude vähesuse probleemi Monacos. Ainult õnneks siis seda 2 boksipeatuse reeglit enam ei rakendata selle aasta Monaco GP-l. Seega see tiimikaaslase mängu šanss väheneb. Jep. Aga muidu siis, mis suund võetakse selle auto seadistamisel Monacos, on see, et tiivanurgad pannakse maksimaalseks, sest kuna kiirused on niivõrd madalad, siis see takistusjõud, mis nagu justkui takistab auto nagu kiiremini sõitmast, selle osakaal siis ei ole nagu nii tähtis, aga samas on oluline, et see sooritusvõime kurvides oleks olemas. Ja siis, eriti arvestades seda, et need on üsnagi aeglased, kusjuures siis seal on ka hooaja kõige aeglasem kurv, et ongi, vist on Grand Hotel selle kurvi nimi. Igatahes nõelasilma kurv alla 50 kilomeetrit tunnis. Hooaja kõige aegsem. Ent jah, kõrged tiivanurgad, et oleks palju aerodünaamilisi jõude ning samas ka pehme vedostus, sest rada on nagu teekate osas väga ebastabiilne. Et näiteks seal esimese sektori lõpus ongi selline huvitav koht, kus nagu kus nagu tavase sõidujoone peal on nagu justkui üks väga suur muhk või midagi sellist. Ja siis seal peaks nagu sirge peal justkui nagu selle ümber sõitma, ehk tekibki nagu selline kaaries trajektoor. Et aga jah, nende
rohkete ebatasasuste tõttu tasub seadistada oma autot pehme vedustusega. Selle legendaarse Monaco GP on kõige rohkem võitnud brasiillane Ayrton Senna. Tema siis võitis selle sõidu 6 korda, aastatel 87 ning 89 kuni 93. Ühel aastal ta kus siis oli ka kvalifikatsioonis nagu ülikiire oma tiimikaaslasest Alan Prostist, kes on omakorda legendaarne vormel 1 sõitja. Tema 1,5 sekundit kiirem kvalifikatsioonis. Nagu monumentaalne lihtsalt. Ja see oligi äkki 88. aasta, kus ta siis oligi väga kaua sõiduliider, kuni ta viimastel ringide kuskil pani matsu, mistõttu ei saavutanudki ta 7 järjestikust Monaco GP võitu. Kusjuures Monacos tegigi Senna just ka oma läbimurde, võib öelda, et 84. aastal, kui ta sõitis veel sellises tagaosa tiimis nagu Tollman, näitas ta vihmas oma meisterlikkust ja võitles isegi esikoha nimel. Kahjuks siis sõit lühendati, mistõttu jäigi ta teiseks ja võitis Alan Prost. 3 korda on võitnud ka Lewis Hamilton, 2 korda Alonso ja Verstappen ning praeguste sõitjate seast veel 1 korra Sergio Perez, Charles Leclerc ja Lando Norris. Mõned tuntumad etapid Monacost on näiteks 1955, kus siis Alberto Ascari, 20 vormel 1 maailmameister, sõna otseses mõttes tegi sellise avarii, et tema auto nagu läks merre. Jah, et see Monaco ongi selline väike sadamariik nii-öelda. Ja siis, no tollel ajal ei olnudki nagu seda turvalisusele nii väga keskendutud. Seega Ascari lihtsalt suutis teha sellise väljasõidu, et sattus merre. Õnneks jäi ellu ja kusjuures siis samas juhtus ka 60. millalgi, keegi sõitis merre. 82. aastal oli selline sõit, mida justkui keegi ei tahtnud võita. Nimelt siis viimastel ringidel juhtus sõiduliidritega igasuguseid asju lihtsalt. Alan Prost, juba korduv nimi, oli sõiduliider kui oli sõita 4 ringi veel äkki, siis pani ta matsu. Esikoha saavutanud Riccardo Patrese pani vahepeal spinni, suretas mootori välja. No, sai hiljem liikuma küll, aga siis ta oli esikoha kaotanud. Seejärel Didier Pironi oli liider, tal sai kütus otsa. Sama saatus oli Andrea de Cesarisel ja lõpuks võitiski Riccardo Patrese, kes varem spinni pani. See oli tema siis esimene etapivõit kusjuures. Sama kaootiline, või tegelikult veel kaootilisem oli 96. aasta etapp, millal tuli finišisse kõigest 3 autot. Jah, 3 autot tuli üle finišijoone. See on nagu vormel 1 rekord. Aastal 2004 oli, kui Michael Schumacher oli justkui oma selle dominatsiooni tipus oma legendaarse Ferrari'ga, siis tal oli selline huvitav olukord, et ta põrkas turvaauto taga kokku tiitli rivaali Juan Pablo Montoyaga, mistõttu siis 7-kordne maailmameister siis katkestas, sest ta tegi turvaautol avarii. Samuti on ka meeldejäävad etapid vihma käes aastatel 2008, 16 ja 22. Aga siis, kellele tasuks pilku pöörata Monaco GP-l? Nomineerin siis jälle 3 meest. Üllatusmees punktides. Selles osas ma ütleks Carlos Sainz. Monaco on tema jaoks olnud üks kõige edukamatest radadest. Seal on ta siis 3 korda poodiumil olnud oma Ferrari aegadel ning iga kord on punktidel lõpetanud alates oma debüüdist aasta 2015. Ning noh, kuigi Williams on nagu on, siis tegelikult võib ta ikkagi
punktidesse kuidagi sattuda. Üldine üllatusmees. Selles osas ma ütleks Ishaq Hadjar. Eelmisel aastal tegi ta väga tugeva sõidu, kui ta veel Racing Bullsis sõitis. Kvalifikatsioonis 6. ja siis põhisõidus ka 6, kuigi selles oli vist natukene tiimikaaslase abiga. Aga lisaks siis peaaegu oma vorme 2 päevadel võitis selle põhisõidu. No lihtsalt hiline turvaauto vedas teda natukene alt ja lõpetas hoopis teisena. Ning siis mõnes teises juunior kategoorias on ta Monacos varem võitnud ka. Seega see on Hadjari jaoks tegelikult üpris hea ring adanud ning ma arvan, et tal võib Monacos päris hästi minna. Ja lõpuks, kes võidab Monaco GP? Mercedestel võib asi keeruliseks minna, ma ütlen. Esiteks on see, et hooaja alguses oli hästi palju juttu sellest Mercedes mootorist, et neil on nagu üks see trikk, mida nad kasutada saavad. Nüüd aga siis alates Monaco GP-st hakatakse seda asja kontrollima, mistõttu Mercedes ei saa enam seda trikki rakendada. Seetõttu siis mootori osas kaob nende eelis ära. Ja kusjuures siis eelmisel aastal ka Mercedes ei teeninud Monacos ühtegi punkti. Russell lõpetas äkki 11. ja Antonelli 18. No ja osaliselt oli see nende rongimängude asi, eks ole, aga Mercedesel tegelikult ei olnudki vist väga kiirust tolle nädalavahetusega. Ja ma pigem vaataks isegi Ferraride poole, sest Ferraridel on üsna hea auto, aga probleemideks on lihtsalt kiirus sirgetel ja rehvide kulumine nii palju, kui ma asjast aru saan. Monacos aga need ei ole probleemid, sest sul ei ole üldse seda tippkiirust vaja. Täisgaasiga läbitakse kõigest äkki 35% rajast või midagi sellist, mis on nagu kõige madalam protsent terves hooajas. Ja siis rehvide kulumine ei ole kuigi suur Monacos. Seega, Ferrarid ma ütleks, et on isegi soodustatud positsioonil. Lewis Hamilton on küll selle etapi 3 korda võitnud, aga ma ei ütleks, et Monaco tema kõige parem ringada just on. Et nimelt, alates 2019. aastast pole ta kordagi poodiumil olnud Monacos. Ning isegi oma dominatsiooni aegadel oli päris mitu korda, kus ta õieti poodiumil ei saanudki Monacos. Ja seetõttu ma isegi vaataks Charles Leclerc'i poole isegi. Leclerc'il on olnud see nii-öelda Monaco needus, ütleme nii, aga et siis näiteks 2019 oligi lihtsalt kehva võitud nädalavahetus, 21. aastal võitis kvalifikatsiooni, aga selle käigus tegi avarii ning seetõttu ei jõudnudki starti. 22. aastal vedas strateegia alt, aga 24. aastal lõpuks sai oma koduetapi võidu. Ja ma arvan, ja sellest ajast võibki öelda, et needus on murtud. 25. aastaga, kusjuures siis oli võidule üpris lähedal, aga Landon Norris tegi talle ära. Ja ma arvan, et Charles Leclerc võidab selle aasta Monaco GP. Ma tean, et see on võib-olla natukene see, ma ei tea, Ferraridele võib-olla ei saa alati kõige rohkem loota, eks ole, aga ma ikkagi ütlen, et Leclerc võidab selle aasta Monaco GP. Ja lõpetame siis saate ajakavaga Monaco GP-st. Reedel kell 14.30 on esimene vabateening, 18.00 teine vabateening. Laupäeval, reedel siis, see on siis 5. juunil, mainin ära. Laupäeval 6. juunil kell 13.30 kolmas vabateening, kell 17 kvalifikatsioon ning pühapäeval 7. juunil kell 16 hakkab Monaco Grand Prix. Lisaks siis Vormel 1-le sõidavad ka Vormel 2 ja Vormel 3 sarjad. Neil kusjuures siis toimub vabateening hoopis neljapäeval. Et Vormel 1-s oligi Monaco GP-ga tükk aega traditsioon see, et
vabad treeningud toimuvad neljapäeval ja reedel ei sõidetagi. Et see oli pikka aega traditsioon, aga siis üsna hiljuti, äkki paar aastat tagasi nihutati vabad treeningud tagasi reedele. Ning jah, sedasi oleme nüüd selle juba peaaegu täpselt 1,5 tundi kestnud saatega ühele poole jõudnud. Vabandan natukene palju rääkisin vormel 1 välistest teemadest, aga ikkagi suur aitäh, et kuulasite ja kohtumiseni järgmises saates.